kirja hommikust, mul on pühapäeva hommik ja ma ei tea, mul on kuidagi nagu väga rahulik pühapäeva kohta. Ei ole nagu kuidagi tunnen, et mingit pressure'it ei ole mingit survet, hakata tegutseda hullult, kuidagi nagu rahulik ja hea on olla. Võib-olla see on sellepärast, et me tüdrukutega käisime linnast väljas, aga praegu nüüd on selline asi, et ma mõtlesin välja mõned projektid, mis ma tahaks ette võtta, heegeldamise valdkonnast siis. Nii et ma sõidan nüüd linna, mul endal hakkab valmis saama see nii-öelda päevatekk või diivanikate, mida ma jõuluhooajaks siin olen heegeldanud. Ma vaatan, kui seda sama lõnga on, siis ma teen ta natuke suuremaks, kui ei ole, siis jääb sellise suurusega nagu on. Ja siis mul on veel mõned mõtted, mida ma tahaksin inimestele nagu jõuludeks heegeldada. Ja selles mõttes jah, et lähen vaatan. Miks see nii pime on? Mis siin toimub? Ärge öelge, et see on kinni, see lõngapood. Issand jumal. Mis toimub? Pühapäeviti suletud. Täitsa tuksis. Ma ei teadnud, et Avakan on pühapäeviti suletud. Kas ta on kogu aeg olnud pühapäeviti suletud või? See tähendab nüüd ainult seda, et mul on variant minna siia teise lõngapoodi Port Arturi üleval. Aga see ei ole mu lemmik. Pluss seda päevateki lõnga seal ei ole. Siis ma ei teagi, mis asja nüüd teha. Ma lähen käin ära, kui ma juba sõitsin siia, siis ma lähen käin ära seal. Ma ei tea, ma ei ole ju teinud mingit hinnavõrdust, aga mul nagu süda ütleb, et seal on kallim. Seal Port Arturi lõngapoes. Aga realiseerimiskeskusest ma tahan ka läbi hüpata. Ma tahan ka läbi hüpata, sellepärast, et mingid puhastusvahendeid natuke tahtsin vaadata jälle, mis siin on. Aga praegu nüüd ma ei saagi aru. Siin on, parkla siin on jälle, ma ütlen, ma ei saa aru siin Pärnus. Siin on vist see Europarkla, mis tähendab, et ma pean panema selle kella. See on hästi nagu... võin ta igal juhul panna, aga mul ei lähe nii kaua. Aga jah, siin on mingi tšekk, kas see on mingi tšekk, mida mul vaja on. Ei ole. Panen kella, lähen käin ära realiseerimiskeskuses ja siis pärast lõngapoes 12:24 on kell. 12:24. Nii. Kellaaeg kindlast tehtud. Me käime siis realiseerimiskeskuses ära ja... Pliidipoest on 6,70. Tundub, et see ei ole väga soodne. On täiesti tundmatu firma. Ilusad pokaalid. 1,99 on üks. Sellised. Jaa, sellised võiks täitsa osta.
Ma tahtsin minna siia. Lähme siis sinna Anu fotosse. Siia minna. No nii. Kõige suurem shoppingu fail viimaste aastate jooksul. Selles mõttes, et ma niigi tegelikult hindan õudselt neid päevi, kui ma pea kuhugi minema kodust. Aga mõtlesin, et okei, lähme siis, toome need lõngad, tahtsin veel neid Fairy Lightse osta, tulukesi on ja selle Vlogmase jõulunurga jaoks nii-öelda. Ja no hakkame siis sellest, abakan kinni, siis läksin sinna porti, seal oli viimari kinni, kust ma lootsin neid tulukesi saada. Lõngapoes, õnneks, ma ütlen, ma nägin tegelikult, kuidas asi on omavahel lihtsalt meil siin. Et seal oli üks nunnumüüja ja üks mitte nunnumüüja. Ütleme lihtsalt nii. Ja vähemalt kogu selle shoppingu faili päeva puhul oli see, et täna oli see nunnumüüja tööl. Ja siis, kui tema on tööl, siis mulle meeldib seal käia. Aga ma kunagi ei viitsi sinna minna, sest ma ei tea, kumb on tööl. Aga jah, minimari oli kinni. Tegelikult tahtsin ju näidata teile need paar asja ära. Ma vaatan, ma korraks, ma pean siin kinni korra ja näitan need asjad ära. Sest et päris nagu tuksis ei ole. Suur rõõm teatada, et sain WC-paberit, ma isegi hakka näitama seda, suur pakk WC-paberit realiseerimiskeskusest. Ja muuseas ma ei vaadanud ka hinda nagu. Aga minu arust realiseerimiskeskus oli vanasti nagu siuke hästi soodne koht, kus nagu oli põnevaid asju on. Ja nüüd ma ei tea, nagu ei ole nii soodne enam. Muidugi kõik läheb kallimaks. Et ma ei tea, kui on mingi uus salakoht, kus kõik käivad, andke mulle teada, sest et ma lootsin jälle, aga lõpuks võib-olla ma ei tea, see abakani kinni olemine prikkus mu tuju nii ära, et võib-olla ma nagu ei olnud ka motiveeritud, aga siis ostsin 2 seda lõhnastajat ka, soe sandlipuu ja soe vanilja, sest mingid jõululõhnaga puhastusvahendeid ja mingid siuksed, mõtlesin, et võiks juba hakata võtma ette, nagu ma ei olnud. Ja siis sain ülevalt Portartuselt Kangassi nööbist lõnga. Ema jõulukingituse lõnga. Mul on visioon. Ja muud ma ei saanudki. Selles mõttes kõige nagu underwhelmingum see hauli fail, mis olnud on. Et ma isegi, ma arvan, ma ei hakka väga pealkirja kuhugi panema. Et ma realiseerimiskeskuses käisin, sest et ma tean, et teile meeldivad need realiseerimiskeskuse haulid nagu hullult, aga see oleks nagu selline clickbait. Realiseerimiskeskuse haul ja siis on see 2 ruubi lõhnastajat ühesugust ja WC-paberine. Aga siis ma käisin veel seal oma lemmikpoes, seal Anu fotos, et ja seal oli kuidagi ei olnud hea vaip täna. See leti taga proua oli kuidagi siuke, ma isegi see targust ütles mulle tere vastu ei öelnud. Ja kuidagi nagu ei olnud siuke tore, aga asjad olid väga toredad. Ma lootsin tegelikult, et äkki seal on ka neid Fairy Lightse, aga ei olnud. Et me ei teagi, mis teha selles osas, et kell on 1 ja ma mõtlen, et ma tahan Ikeast ühtesid lampe. Ükskord ammu, kui me tegime seal hauli teiega ka, siis ma näitasin vist ka neid lampe tumepruunist klaasist. Ma tahan koridori nagu 2 tükki on mul koridoris lampid, 2 ühesugust. Ainuke asi, ma mõtlen, et kas nendega ei jää liiga hämar, sest koridoris ikkagi võiks olla valgust, sest seal ju hommikul kõik panevad riidesse ennast. Aga need lampid mulle nii väga meeldivad ja ma ei taha nagu loobuda sellest mõttest. Ja kui seal oleks ka hullult terevalgus, meil on ikkagi mina ei tea, ühest kohast liist panemata ja teisest kohast mingi asi aeg-ajalt, et kas seal üldse vaja on.
et oleks megaelevargus, sest köögis samamoodi ma tahtsin, et oleks hästi valge, on vaja, kui süüa teed või nii, aga tegelikult ma laelampi tegelikult väga harva panen tööle, siis kui mul on vaja konkreetselt, et oleks hästi valge. Aga muidu ma panen kõik igasugused, üldse mulle ei meeldi tegelikult laevalgustus. Suured nagu need laelambid mul väga harva põlevad ette. Ja siis ma tahtsin küünlaidust sealt sellest realiseerimiskeskust. Minust olid jumala kallid ja osad, mis olid üks normaalse hinnaga, ei lõhnanud eriti, sellepärast, et ma tegelikult arvestasin, et ma võtsin kaasa need küünlad, kui me tüdrukutega käisime tripil, mis ma ostsin sinna, neid ei alles väga palju on, aga ma unustasin need Mari-Liisi autosse. Ja esiteks ma võiks minna need tuua, aga mulle tundus talle ka meeldisid, nii et tal, ma arvan, leiavad need ka kasutust, et ma ei viitsi hakata mingi poolikute küünalde järgi sinna nagu sõitma, mitme külje pealt vaadatuna. Aga jah, ühesõnaga ma ei ole kindel, kas ma sinna IKEA-sse nüüd täna tahan minna. Ajalises mõttes, ei ole isegi ju hull, tegelikult kell on 1 alles. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui siuke nagu fail päev shoppingu mõttes on, et äkki see nagu tähendab, universum äkki tahab mulle öelda nagu, et mine koju ja hakka ema jõulukingitust heegeldama, et sa selle valmis saaksid õigel ajal. Vlogmases räägin täpsemalt ka, niikuinii ma teen mingi jõulukingituste soovituste video, nagu selles suhtes, et mida ma ise kinginud ja mida ma kinkinud olen ja mida ma tahan ja mida teised perest nagu on avaldanud soovi, et nad tahavad. Paneme kõik ühte videosse kokku seal kuskil detsembri alguses, siis te äkki saate mingisuguseid nagu ideid või asju, Ja siis ma mõtlengi, et täna äkki ei hakkagi punnitama seda shoppingut, kui ei ole antud. Võib-olla ootab palgapäeva ka ära ja siis lähengi IKEA-sse, vaatan, mis seal on. Äkki seal on selle jõulunurga jaoks midagi toredat või mida iganes, ma ei ole seal ju kuid juba käinud. Lihtsalt pean vaatama, ajastama selle niimoodi, et autot saada. Järgmisesse nädalavahetusse ei tahaks ta päris lükata, ma tahaks varem minna. Aga ma ütlen, et nädalad lähevad nii kiiresti, et ega seal suurt vahet ei ole, kui ta järgmisse nädalasse jääb. Järgmise nädalavahetusel on ka Periti poisi sünnipäev. Nii et siis ma niigi liigun ringi. Võib-olla siis jätangi. Või ma ei tea ka. Mõnikord ka näiteks Kerli käib seal, kutsub kaasa. Võib-olla lihtsalt see jälle universum toob mulle selle variandi ja vaipade puhastuse silt on küll, millest ma kogu aeg mööda sõidan, täielik universumi märk. Mul on 3 vaipa vaja puhastusse tuua. Nii oleks, kui pea töötaks kogu aeg niimoodi, et kõik asjad oleks nagu meeles. Aga kuulge, ma ei tea, tõmbame täna otsa kokku, ma võtan uuesti kaamera kätte, kui midagi toimub, et lähen koju, hakkan ema jõulukinki heegeldama, panen küünlad põhjad põlema, mis mul veel alles on ja elan oma parimat elu ja teen mingit teed ja mina ei tea, süüa inimesed tahavad ka, võib-olla see on kõige õudsem selles mõttes, et kõik 5 tükki meil peres tahavad iga päev süüa mitu korda. Sellega nagu ei harju kunagi ära, kuigi mul ei ole midagi söögi tegemise vastu. Aga jah, okei. Näeme siis jälle teine päev. No tšau. Ma saan aru, et nüüd on jälle natukene segadus sellega, et kus kohas ma olen. Aga ma olen oma magamistoas. Või siis minu ja Rando magamistoas. Mõtle, kus mu... Ja... põhimõtteliselt ma sätin seda niimoodi elamiskõlblikuks, sellepärast, et nüüd Laurini toas käib täisremont, nii et sealt tuleb, pojatuba on valmis ja keskmise tuba on enam-vähem. Pepper arvab, et ma räägin temaga jälle. Ja ühesõnaga nüüd on vaja vahepeal siin elada. Mingi hetk. No, tule siis siia. Et ma mingi hetk siis võib-olla, ma ei tea, näitan ka rohkem, aga ma tahan siin tapeet on tüdrukute ajast. Mingi roosate inglikestega, kui sillä ei ole, kui tüdrukud 8 siin toas olid. Kardina see siin on, need klõpsakad on täiesti katki, need kardin ei seisa ilusti üleval, ma tahan uut kardina puud siia. Adrian helistab. Kusjuures ma praegu just avastasin, et mul oli vist mingi filter peal. Ma
näitasin ühele kolleegile, kuidas videot teha. Ja näppisime seal neid settinguid ja praegu mulle tundus, et mul oli vist mingi filter peal vahepeal. Ma vaatasin, muidugi veider tundus. Aga ühesõnaga ma ei mäleta, millest ma rääkisin. Jälle, aga ilmselt sellest, et jah, et ma sättin siin toas endale nagu sükust elamiskõlblikku asja selja taga. Siin praegu on minu ja Rando kummutid, see on minu oma seal Randoga. Ees on riidekapp, siin on voodi, mis ei ole tehtud ära. Ja sellepärast ma näita teile seda praegu. Aga kõrval on mul siin sõber mopp. Ja nii ongi. Aga kuivõrd jube lahjaks jäi see viimane shoppingu. Pepper, palun. Mine nüüd, palun, noh. Nüüd on vägev või? Nüüd oled õudselt rahul või? Aga ma ei saa niimoodi asju näidata, kui sa siin opas oled niimoodi. Kannata natukene nüüd. Ja siis ma käisin üks teine päev shoppamas natuke mingeid asju ja siis ma mõtlesin, ma näitan teile, mis ma ostsin. Et lõngapood oli siis lahti. Sain oma seda lõngasid juurde. Ma pean nüüd ära lõpetama oma selle voodi katte, mida ma tahtsin panna sinna vlogmase nurka. Et sinna siis tuled peale panna, sain siuksed tuled ka. Fairy lights. Väiksemaid oli ka, see on mingi 6x3 meetrit. Ja mul tegelikult poleks nii suurt vaja olnud, vaatab, võib-olla ma kuidagi panen ta kuskile mujale ka üle. Aga väiksemad olid need külmvalgus. Aga mina tahtsin sooja valgusega. Ja selle tõttu nüüd on ta siuke hästi suur. Aga vaatame selles suhtes, et ma ei ole hakanud, ma ausalt arvasin, et ma hakkan juba vlogmaseks ette filmima. Täna on 14. november. Aga ma ei ole absoluutselt jõudnud, ma ei ole jõudnud seda jõulunurka. Muidugi ma mõtlesin, et teeme esimese sellise, kus ma jõulunurga üles sätin ja paneme koos selle redeli laadse asja kokku, mille peal hoitakse siis neid fliisi asju. Aga Rando oli kokku pannud selle ära üks õhtu, mis oli väga ootamatu, sest ma olen ainult 2 kuud just talle rääkinud, et pane see kokku. Ja ops, oli kokku ära pandud lambist. Aga siis ma käisin veel Tacos, New Yorkeris. Ostsin sellised säärised. Mõtlesin, et panen tüdrukule jõulupakki. Sellepärast, et mulle endale hullult meeldib see idee nagu sääriste kandmisest ja see on praktiline ka nagu külmal ajal, kui nad tahavad mingit seda käia seelikuga või nii. Ma korra mõtlesin, et tuuniks need kuidagi ära paneks siia mingit üles äärde, mingid kivikesed äkki. Aga ma ei tea, siis selles osas, et siis oleks see pesemine jälle keeruline, sest need kindlasti hakkavad mustaks minema enne. Kuna nad on heledad, võib-olla mingid need kividega nööbid äkki õmmelda siia külge. Ühesõnaga, aga ma mõtlen järgi, et kas ta huvitav tahaks või ei tahaks pigem neid ja siis otsustan jooksvalt. Ja siis ma läksin tegelikult vaatama seda pruuni kampsunit, mida ma olen kogu aeg otsinud ja tegelikult seal oli, aga see ei olnud nagu täiesti idekas või täiesti siuke, nagu ma oleks tahtnud, pluss ta ei olnud nagu mega odav. Et ma mõtlesin, et äkki peaks mingit soodukat ootama ja võtsin praegu ühe vesti. Lihtsalt nagu pruuni vesti, et saan selle peale panna siis mingile T-särgile või pikkade varrukatega särgile. Ja see on hästi pehme. Ja tegelikult seal oli isegi see ka siuke kleit. Tundus, et samast materjalist kõik nagu kampsun, kleit ja siis see vest. Ja kleit oli siuke natukene nagu alt laieneva seelikuga põlvini umbes ja pikkade varrukatega. Ma mõtlesin, et ülihea oleks nagu talvel käia tööl sellega, et lihtsalt sukapüksid alla ja lähed. Aga see maksis 13 eurot see vest, ja siis ma vaatasin, ühesõnaga mul hakkas rahast kahju. Kuigi nagu ta oli umbes selline kampsun, nagu ma oleks tahtnud, aga ma ikkagi tahaks nagu paksemat, nagu sellist junkit, siukest talvekampsunit. Nii et ma mõtlen järgi, et võib-olla ma lähen, võtan sealt selle mingi hetk, aga võib-olla ei lähe.
ja niimoodi ongi need lõngad, ma pean nüüd alla viima. Ja siis need ma panen siia sisse peitu ja peidan ära ja üsna suur on tegelikult muidugi tõenäosus, et ma unustan ära, et mul need olid ja siis ma ei leia neid üles. Oh! See lilleriiuli teen ka alt siia. No mingi hetk ma siin natukene, kui ma siin natukene rohkem korda saan, eks ma näitan siis täpsemalt neid asju. Siis ma käisin H&M-is. H&M-i see koduosakond on alati mul olnud nagu täiega üks lemmikuid, aga ta on nagu suht võrdlemisi kallis ja ma olen raatsin sealt väga palju osta. Ja alati on nagu see, et tahaks seda ja teist ja kolmandat. Ja seekord, kusjuures, ma ütlen ausalt, ma ei leidnud praktiliselt mitte. Või no ma ei leidnud sükst asju, mis mul oleks olnud, seda täiega tahaks, aga ei raatsi. Küll aga ma leidsin soodukate osakonnast oli 12 euro peale alla hinnatud siis 200 × 200 see tekikott ja siis samasugune padjapüür. Ja ma vaatasin osad seal, noh, väga ilusti, see riba on paelaga ilusti kinni pandud. Ma mõtlesin, et selle ma jätan alles, ma saan äkki mõne kingituse pakkida sellega paelaga siin mingi hetk, kui mitte jõulude ajal, siis üleüldiselt on ja selle sildi siit ära viiest. Et ühesõnaga, seal oli paar komplekti veel, aga osadel oli näha juba, et olid need nagu niidid väljas täiega või nagu täitsa niisugused, no ikka suured vahed sees. Ja ma mõtlesin, ma võtan selle kodus lahti ja vaatan, et kui ta on okei, siis ma lähen ostan teise juurde, noh kui on veel. Ja kui ei ole, siis ei ole. Siis on elu nii läinud. Ega vahet ei ole. Aga ta on ülipehme. Ja noh, ta ongi nagu nii pehme, et ma mõtlen, et huvitav, kuidas ta pesus peab vastu. Siin enne on ta maksnud 36 eurot. Ja päris okei. Ja ta on taaskasutatud siis polüestrist 180 see thread count on ju. Et nüüd ma võtangi, viskan ta masinasse, pesen ära. Lihtsalt minu arust tõesti, näed, 2 padjapüüri ka. Et selles mõttes olekski ideaalne tegelikult, kui ma läheks selle teise, kui ta oleks nagu normaalne nüüd on ja ma läheks võtaks selle teise juurde, noh meil on 4 patja voodis, kummalgi 2 patja peab olema. Ja siis ma nagu, noh praegu on 2 padja jaoks, mis ei ole ka traagiline, kui ma juurde ei osta, siis ma panen teistele valged või mida iganes. Aga kui oleks 4 tükki, siis oleks idekas ja siis oleks üks tekikott ka nagu vahetuses, et ma ei peaks nagu kohe seda hakkama pesema. Nii et selles mõttes praegu ma näen, see on küll nagu korralik, ei ole mingid niite kuskilt väljas, väga ilus. Et ma lähen pesen ta all ära ja õhtul saan voodipesu ära vahetada. Nii, ja siis ma käisin veel Apollos. Tegelikult ma käisin ühes väikses kullapoes ka veel, sest et Laurenil ju kadus jälle kõrvarõngas ära. Ja siis ma ostsin ühed, kuna seal oli mega mingi soodukas, siis ma ostsin ühed väiksed kõrvarõngad, ma ei tea veel, ma panin praegu nad siuksesse karpi, nagu niisugused väiksed linnukesed. Panin praegu siuksesse karpi, et väiksemale kinkida nagu jõuludeks, aga võimalik, et ma kingin suuremale ja meil on suuremal, keskmisel lapsel on ju jaanuari algus kohe sünnipäev. Nii et ma vaatan, kellele ta nagu lõpuks jääb. Aga Apollost sain selle soodukaga ühe Hirmsa Henri raamatu. Läheb kellegi jõulupakki, sest et neile need Hirmsa Henri raamatud meeldivad. Et ma vaatan, oleneb siis kelle, sest raamatuid nagu on hea alati kinkida. Äkki tuleb tuju lugeda ja tegelikult klassis ka saime kokkuleppele, et jõulupakkides on raamatud lastel, mis on jumala okei. Ja siis
oli veel soodukaga üks krimka. Tegelikult alguses mõtlesin, ma võtan endale, aga siis mul tuli meelde, et mu vanaemale hullult meeldib neid kriminulle lugeda ja ma suht hästi tean, mis tal on või mis tal ei ole, sest ta neid eriti nagu ise ei osta, ta laenab nagu minu käest või siis ma kingin talle, nii et ma olen suhteliselt kindel, et tal seda ei ole, see tundus nagu. Tegelikult need Betty Rowlandsi omad on niisugused, mida tahaks ka ise lugeda, aga samas jällegi kahte ma ei räätsinud osta või pole nagu mõtet. Nüüd ma nagu tahaks sul lugeda, ma pean ootama, kuni ta läbi selle loeb ja siis saan laenata käest võib-olla. Võt, et natukene nagu jõulukinkide ostmisega tegime algust. Ja siis läksin kosmeetikapoodi, ma ei tea, ükskord ma jumala ehmatasin ära, ma vaatasin väljast poolt, et ideaalkosmeetika on pordis kinni pandud, aga tegelikult ei olnud, tegelikult oli seal kõrval mingi teine pood, ma ei tea, mis pood seal kõrval oli, äkki mingi prillipood või? Ei tule üldse meelde. Ja see oli ikkagi õnneks ilusti lahti ja läksin tegelikult, et oma Wet n Wildi seda lemmikut kulmupliiatsit ostu uudselt teine sai otsa, ja siis, aga seal ei olnud neid ja mina ei tea, kaubamajak omas äkki on või ei ole, ma ei oska öelda. Aga igal juhul oli täpselt sama põhimõttega oli siis Rimmeli oma. Rimmelist on mu lemmikut ripsmduši ei olnud. Aga ma juba nägin ühte siin nädalavahetusel. Oli üks tuttavatel laps kaasas ja siis tal oli, selles mõttes laps teismeline. Ja tal oli mega ilusad ripsmed pikad ja siis ma küsisin ja siis ta näitas mulle seda, tal olid kaasas need ripsdušid, millist kombot tema kasutab. Nii et võib-olla pole kõige traagilisem, kui enam ma seda oma lemmikut ei saa, siis ma lähen katsetan neid, mida tema otsis, või mis temal oli, aga sellega on see, et selle tooni nimi on Soft Black nagu mahemust, ja ma olen kogu aeg tahtnud, et see Wet n Wildi oma oleks natuke tumedam ja selle tõttu mul oli nagu hea meel, see on samamoodi ühes otsas see, ja teises otsas siis see pliiatsi osa nagu. Aga nüüd mulle jällegi tundub, et praegu mul ei ole eilne meik peal. Aga tundub nagu natuke liiga tume jälle. Nüüd ma ei tea. Ma ei tea, mis selle asjaga teha. Aga ära ma ta kasutan ja vaatan, mõtlen. Kas järgmine kord heledam võtta või peaks võtma 2 tooni heledamat, tumedamat kokku panema. Ma ei tea. Aga ja viimane asi, mis ma ostsin, oli see, seal oli ka Rimmelil soodukaga lainer, selline roheline, nagu natuke sädelev. Ja see on praegu kinni, ma poes katsetasin, aga mõtlesin, et äkki saab jõulude ajal mingit lahedat nagu meiki teha, et kui ei taha nagu mingi hullult jõuluseks minna, siis teedki muidu nagu tavalise üks igapäeva meigi ja siis selle rohelisega nagu lainerjoone. Et seda ma juba väga ootan, et katsetada. Ma tahaks vabandada, et mul tõesti 2 korda nädalas ei õnnestu siin enam väga postitada, sest et tõesti on kiire. Aga ma selles mõttes loodan, et ikkagi ma suudan oma asjad paika loksutada, nii et ma jõuan ikkagi 2 korda. Ja vlogmase suhtes ka ma ei kujuta ette reaalselt. Nagu ma ei tea, kuidas ma nagu arvasin, et ma olen see inimene, kes jõuab detsembris iga päev postitada, ma ei tea. Sest et postitamine ei ole tegelikult ju see probleem. Probleem on see monteerimine. Et leida monteerimiseks see aeg, see on nagu, ma ei tea. Aga midagi kindlasti teeme selles mõttes, et kui mitte iga päev, siis ikka ju kalendrit teeme lahti ja kõik asju nagu nii palju kui jõuame. Võib-olla siis lihtsalt, ma ei tea, harvem, aga ühel päeval siis teeme mitu akent, teie jaoks ühel päeval mitu akent lahti ja vaatame, kuidas me selle saame sätitud. Võt. Aga ma selle vlogi siin tõmbangi kokku, et suur aitäh, et sa oled olemas ikka ja et sa vaatad ja et sa kommenteerid ja aitäh, et sa nii normaalne oled. Ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau! Ja vaatame. Hopsti, mine siia. Istu. Tubli poiss. Võib-olla siis...
ja ka tunda. Sa lõpp. Läksid. Ahah. Ma saategi üldse enda rohkem. Et ühesõnaga, et ma ei tea. Võt. Aga siit selle mõttes ongi kõik täna, et